Head sõbrad, täna on eriline hea meel teid tervitada ühest väga uhkest ja suurest pühakojast, Eesti suurim vabakogudus ja kirik, see on Oleviste kirik. Ja olen siin sellepärast, et just selles paigas salvestasime tänaseks teenistuseks Andres Jäätmaga mõned laulud ja tänasel teenistusel on teil võimalus kuulda siis Andres Jäätmat muusikaga teenimas. Algussõna jagab meile täna Jonathan ja jutluses räägin teile ühest hetkest inimajaloos, kui kõik saab avalikuks. See võib tunduda veidi hirmutav, aga millest räägitakse Piiblis, kui öeldakse, et kõik saab avalikuks? Soovin teile õnnistatud teenistusel osalemist. Hea meel, et oled meiega. Jumal õnnistagu sind ja Jumal olgu austatud läbi kõige, mis täna ka Toronto Eesti Baptisti koguduse virtuaalteenistusel sünnib. Me alustame Jeesuse Kristuse nimel. Tere, kallid õed-vennad! On rõõm laulda teile mõned laulud ja võib-olla esimeseks üks aastakümneid vana ilus laul, mis mahutab kogu Piibli sõnumit, on Joel Tsernovi Ohvritall, tõlgitud eesti keelde ka. Ja see kehtib meie kõigi kohta. Jeesus tuli meie kõigi jaoks. Kas oled kuulnud sa, et sündinud Messia ja öelnud kuuluta meil kõige loodule, kui elas sellel maa, ta ise jutustas, et leiab elu see, kes usub temasse. On ohvritall meid lunastanud ja verega päästnud seal Golgatal, et vabana siin maailmas elada saaks. Prohvetid rääkisid meil palju Messiast, ta kannatama peab, nii parandab me vead. Jesaja ütles nii, ta mitmeid õndsaks teeb, sest tema hõlgadel on meie patusüü. On ohvritall meid lunastanud ja verega päästnud seal Golgatal, et vabana siin maailmas elada saaks. Ka mina kuulda sain kord sõna Jeesusest. See imeliselt tõi mul rahu hingele.
patukoormad jäid seal maha ristipuu. Ta vabaks ostis mind, sain surmast elusse. On ohvrid all meil lunastanud ja verega päästnud seal Golgata, et vabana siin maailmas elada saaks. On ohvrid all meil lunastanud ja verega päästnud seal Golgatal, et vabana siin maailmas elada saaks. Vabana. Tere hommikut. Good morning. I'd like to start this morning by reading from Psalm 51, verses 7 to 12. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Today is the last Sunday of Ordinary Time in the liturgical calendar, and next week we begin the wonderful season of Advent. It is also a day known in that calendar as the Feast of Christ the King, and on which we celebrate that Jesus was raised from the dead and ascended to heaven. This is a very meaningful reminder as we enter into the time of waiting for Jesus to be born, that he also lived and died as a human on earth. In thinking of this time of year, I also often come up with this idea that I refer to this day as the 0th Advent. So we have 4 Advent days that we celebrate, 4 Sundays leading to Christmas, but this one is the 0th Advent, a day that we can start to prepare for the beginning of the preparation that is Advent. Preparing our houses, preparing our kitchens, perhaps preparing ourselves for the wonderful celebration that is Christmas time. The concept of 0 is one that is often discussed and argued about in mathematics and more recently in computer science. What does it mean to have 0 of something? Is it different from having some number of those things, like 1 or 2 or 7,000? Numbers have existed for humans for many thousands of years, but it was only 1400 years ago that somebody came up with a recorded term for 0. The mathematician Brahmagupta in India in 628 AD was the first one to define, to write about, and to discuss the mathematical quantities of 0. In computer science, most computer programs begin counting from 0 rather than from 1. When we learn to count, we start with 1, 2, 3, 4, but in computer science, they start from 0. And there's some, this is interesting to me, because 0, it represents an empty set. It represents a program that has nothing in it, totally nothing in it. And because of that, it means there are infinite possibilities when we start adding something into that empty set. If you start with 1, there's always going to be some limit and some limitation on where you can go from there. But if you start with 0, then it can go in any direction. And then in thinking about this, I found myself considering how well this works as an analogy for ourselves on this day, this 0th Advent, 2025. A chance to spend time in prayer, in meditation,
in purifying our minds and preparing ourselves, our minds, and our hearts to receive the information and the knowledge and the blessings of another Advent season. If we start with 0 in there, then there is infinite space and infinite directions in which we can go with receiving that information and that knowledge and those blessings every year. And so, while on the 4 Sundays of Advent we light candles and we celebrate, perhaps today we can get out the wreath and put the candles in the wreath, but not light them, and spend time with those unlit candles, preparing ourselves for our Savior. I'd like to pray, and then I will wrap up that prayer with the words from Hebrews chapter 10, verses 19 to 25. Heavenly Father, thank you for the opportunity to come to you this morning on this 0th Advent, to begin preparing ourselves, purifying ourselves and our hearts, and getting ourselves ready to celebrate Advent, which is getting ourselves ready to celebrate your coming as our infant Savior. And Father, I pray that you would allow everyone some time today and this week to begin preparing themselves for this most holy time. And Father, now I wish to pray using the words that Paul wrote in the book of Hebrews. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain, that is his body, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. I hope that we can take these words and move forward through this day and into the Advent season, having our hearts purified and our minds and our bodies prepared to receive our Savior. Thank you. Amen. Issand hüüdis, ma tulin. Issand hüüdis, ma tulin. Pimedusest valguse juurde, needusest õnnistuse juurde, rüvedusest pühaduse juurde, taevane kutse, taevane kutse, taevane kutse, taevane kutse. Issand hüüdis mind, ma tulin. Issand hüüdis, ma tulin. Läbi võitluste palavate, läbi leekide valusate, üle pahuselt mässava vee, ees ootas kivine tee, ma tulin. Ma tulin, kadunud poega ootasid koju, nii palju valu, kuni ärkasin läbi sõprade naeru ja pilke, läbi põrguve lõukorra kilke, läbi pattude õudsete ööde, kahtluste uduste vööde, ma tulin. Ma tulin.
taevane kutse, 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 taevane kutse. Täna kirikuaasta viimasel pühapäeval tähistatakse igaviku püha. Ma ei tea, kas te mäletate, kui me eksis oli esimene igaviku püha, mil ma olin Torontos või mil me olime Monika ja Johannesega Torontos, siis ma jutlustasin ühest igaviku mehest. Ühest Austraalia mehest, kellel oli väga keeruline lugu, aga kes tuli Jumala juurde ja see moodus, kuidas ta nägi, et kuidas ta saab Jumala riigis kasulik olla, oli see, et ta hakkas igale poole kirjutama igavik. Tänavale, seintele, igale poole kirjutas igavik. Ja see on saanud omaette lausa fondiks, see tähtede kuju, kuidas ta neid kirjutas. Ja kõik tõenäoliselt Sydneys või Austraalias teavad igaviku meest ja sõna igavik. Ja see põhjus oli just see, et ta südames oli, see oli kuidagi tema jaoks nii eriline, mida Jumal oli teinud ka tema elus, et ta tahtis kuidagi inimestele jätta ka selle sõnumi, et kui inimesed loevad seda sõna igavik, et siis nad mõtleks selle peale, et elu ei ole vaid 75 või 80 või veidi rohkem aastat, vaid meid on ootamas ees igavik. Ma olen pealkirjastanud tänase jutluse Kõik saab avalikuks. Kas pole veidi häiriv pealkiri või mõte? Kõik saab avalikuks. Meil kõigil on elus asju, mida me ei taha, et need kuidagi suure avalikkuse ette jõuaks. Need ei pruugi olla kindlasti mingid suured salapatud, aga on mingisugune privaatruum, mida me ei taha kõigile kuulutada, vaid see on meie võib-olla väga lähedaste asi veel seda teada, aga võib-olla on isegi mõned asjad, mis on ainult meie asjad, mida me ei taha jagada kellegagi. Televisioonis on selline muusikaline mäng kui Mask maha, vähemalt Eestis ta vist kannab umbes sellist nime. Mask maha. Igal juhul, kui see pealkirjaga midagi teist on, siis on saade, kus siis suured avaliku elu tegelased, kuulsused riietavad ennast väga suursugustesse kombinatsioonidesse ja neil on suured maskid peas. Ja siis inimeste ja žürii ülesanne on ära arvata hääle järgi, et kes need võiksid siis olla need seal suure maski all. Ja kui siis jõuab saade sinna punkti, kus tahetakse teada saada, et kes seal on, siis publik hüüab mask maha, mask maha. Midagi sarnast on ees ootamas iga inimest. Mitte seda, et me kindlasti et me kõik elaksime kindlasti maskiga ja kui kord avalikuks tehakse kõik, et siis selgub, et et me oleme hoopis teissugused, kui me siin elus paistame. Aga kord me saame ka ise saame teadlikuks, kes me tõeliselt oleme. Me jõuame selle väga imelise kirjakoha juurde ka väikest radapidi, mida me enne käime. Aga esimene reaktsioon või tunne selle seose või selle mõttega on meil tõenäoliselt pigem hirmutav, mitte nagu ootust tekitav. Kõik saab avalikuks. 2. Korintuse 5:10 ütleb, sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või kurja. Luuka evangeeliumis 12. peatükis kirjutab evangelist, aga midagi ei ole kaetud, mis ei tuleks ilmsiks ega peidetud, mis ei saaks teatavaks. Seepärast, mida te olete pimedas rääkinud, seda kuulutatakse valguses ja mida te olete sosistanud tagatubades, seda kuulutatakse katustelt.
Ja evangelist Luukas kirjutab ka 8. peatükis, aga ükski inimene, kes on süüdanud lambi, ei kata seda astjaga kinni ega pane voodi alla, vaid paneb selle lambi alale, et tuppa astujad näeksid valgust. Sest midagi ei ole peidetud, mis ei saaks avalikuks. Ei ole ka midagi varjul, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks. Need kirjakohad annavad piisava selguse, et midagi ei ole peidetud, mis ei saaks avalikuks. Ma ei tea, kas see lohutab meid või hirmutab meid. Ma toon teie ette lihtsalt ühe võimaliku hüpoteetilise stsenaariumi, et milline siis võiks see meie arusaam sellest hetkest, sellest kohast, sellest sündmusest olla, kui kõik saab avalikuks. Üks võimalik stsenaarium oleks selline, et nende kirjakohtade põhjal, et viimases kohtus oleme me siis kohtualused, kohtupingis, Jumal on meie üle kohut mõistmas ja pannakse käima meie elufilm. Kuna seal ei ole aega ja ruumi, siis seal on väga palju aega iga ühe elufilmi vaatamiseks ja analüüsimiseks. Ja seal on siis mina kui kohtualune, vaadatakse seda, kuidas ma 2-aastaselt oma sõbrale plekkukega vastu pead lõin, nii et veri taga. Ma ei tea, miks sellised mänguasjad küll tollel ajal laste kätte anti. Või siis vaarika varrega sauna taga suitsu proovisin tõmmata. Või siis see, kui ma oma vanematele esimest korda valetasin, või see, kui ma enne magama jäämist teismelisena oma lemmiktüdrukust fantaseerisin, või see, kui ma kooli kõige ebameeldivale poisile mõtetes halba soovisin ja nii edasi, nii edasi. Ja ma muutun seal kohtupingis aina väiksemaks ja väiksemaks. Ma olen näost punane, mul on häbi kõige selle pärast, mida võib-olla keegi ei ole teadnud ja nüüd on avalikuks saanud. See on avalik kohtuistung. Ma kuulen rahva reaktsioone, kuidas nii, kas tõesti tema ka selline ei ole võimalik. Me arvasime, et ta on palju korralikum ja palju püham ehk istung, kus valitsevaks tundeks ja tundub, et lausa eesmärgiks on inimese häbistamine või alandamine. Kas see võiks olla pilt viimasest kohtust või kõige avalikuks saamisest? Sellega seoses minu see esimene küsimus kohe, mis tekib, on see, et kas meie andeks antud patud, mida me oleme viinud Jumala ette, mille kohta Jumala sõna ütleb, et need on andeks antud, meid on puhtaks pestud, kas need on midagi, mida esitletakse viimases kohtus? Mida Piibel kirjutab meie andestatud pattudest? Miika 7, 18-19 ütleb nii, kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja läheb mööda oma päris osa jäägi üleastumisest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu, kes halastab jälle meie peale, tallab maha meie süüteod, sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse. Või Psalm 103, nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Otse kui isa halastab laste peale, nõnda halastab issand nende peale, kes teda kardavad. Sest ta teab, millist tegu me oleme. Tal on meeles, et me oleme põrm. Ja 43. psalm ütleb, mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast ega pea meeles sinu patte. Nende kirjakohtade valguses tundub kuidagi ebareaalne see, et me kristlastena seisame Jumala kohtus ja meie ette ja kõigi ette siis laotatakse meie tehtud patud, olgu need mõttes, sõnas või teos, mida me oleme viinud Jumala ette, mida me oleme andeks palunud, mida Jumal on andeks andnud, mida Jeesus on oma verega puhtaks pesnud ja see muudaks olematuks selle õpetuse, mis ütleb, et Jeesuses Kristuses näeb isa meid plekituna ja kortsuta, täiuslikena. Neid patte lihtsalt ei ole. Me ju teame seda lugu, mis öeldakse, et Jumal viskab meie patud sügavasse, mere sügavusse ja paneb sildi, et kalastamine keelatud. Teoloogid on üldiselt seisukohal, et viimases kohtus tuleb ilmsiks tõde meie elust ja lisaks mitte ainult meie elust, vaid Jumala õiglusest. Mitte tingimata meie üksikud patud, mille eest on juba andeks antud ja andeks saadud, ei ole seal, mida presenteeritakse.
kõik nähtavaks tulev toimub Jumala aus ja lunastavas valguses, mitte häbistavas valguses. Kui tuuakse esile meie rikutus, siis sedagi Jumala armu austuseks. Kui patt on andeks saadud, siis ei saa olla enam süütegu, mida kohtu ette tuua, ütleb Rooma 8.1. Nüüd ei ole enam mingit hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses. See tähendab ka viimases kohtus ei saa andeks andmine enam tagasi pöörduda süüdistuseks. Kellel tasub karta viimast kohut? Need on need, kes elavad teadlikus kahepalgelisuses ja silmakirjalikkuses. Just see oli, millest Jeesus rääkis Luuka evangeeliumi 12. peatükis. Sel ajal, kui rahvast oli kokku tulnud tuhandete kaupa, nii et 11 tallati, hakkas Jeesus rääkima oma jüngritele: hoidke endid variseride haputaignast. See tähendab silmakirjalikkuse eest. Ei ole midagi varjatut, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetut, mida ei saadaks teada. Seepärast kõik, mida te ütlete pimedas, saab kuuldavaks valges ja mida te üksteisele kõrva sosistate kambrites, seda kuulutatakse katustelt. Olen vahel mõtelnud väga selge topeltstandardite järgi elavate inimeste peale või just topeltelu elavate inimeste peale. Olgu see siis, abielu kontekstis, milline stress, milline pinge, mida sa pead kõike varjama, mille nimel sa pead valetama, siis omakorda valetama selleks, et see esimene vale välja ei tuleks ja nii edasi. Või kurjategija, kes süsteemselt paneb firma raha kõrvale, on ju teada, et ühel hetkel tuleb see tõenäoliselt niikuinii avalikuks ja siis sa elad selle pinge ja koormaga. Iga telefonikõne, iga uksekell paneb võpatama, äkki nüüd. Päris hirmuäratav elu. Ja isegi kui siin maa peal need valed ei tule avalikuks, isegi kui valel on siin maa peal lühikesed jalad, jooksevad nad vahel päris kiiresti ja kaugele, aga isegi kui siin maa peal ei tule avalikuks, siis ootab meid kõiki hetk, kui miski ei jää varjatuks, nagu ütleb Jumala sõna. Ja kartma peaks seda hetke vaid see, kes tahab teadlikult kinni hoida oma elus valest ja kes ei taha sellest lahti lasta, kes ei taha meelt parandada, vaid ta tahab selles elada. Sellepärast on tohutult oluline elada selles elus avatult. Mitte hoida endas peidus teadlikke valemotiive, mitte olla silmakirjalik, mitte näha tohutut vaeva sellega, et luua endast mingisugust imitsit või mingisugust pilti, mingit Potjomkini küla, mis niikuinii ühel hetkel kokku kukub. Ma ei tea, kas sa tead, kus tuleb välja Potjomkini küla. Potjominska ja Terevnja on siis tegelikkusest loodud, ilustatud mulje ja see väljend tekkis 18. sajandi lõpus, kui vürst Grigori Potjomkin lasi Vene keisrinna Katariina II ringreisi ajal Novorossias 1787. aastal väidetavalt püstitada külade makette, et jätta muljet, nagu oleks piirkond tihedalt asustatud ja valitseks üldine heaolu. Ja see oli vaid tehtud, see oli vaid pilt. Armsad, iga Potjomkini küla kukub kokku. Ja seega on väga-väga oluline hoida südame hoiakut, mis on väljendatud 139. psalmis. Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. See ei ole alati mugav, aga see on midagi väga olulist. Me palume Jumalalt, et ta annaks meile iseendile aru saamist, mis on meie südame hoiakud, mis on meie südame mõtted, kuhu me oleme liikumas, kuhu me oleme teel. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära minu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sõna ei ole veel keelel. Kui enne sina, issand, tead selle kõik ära. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal.
Kui ma võtaksin Koidu tiivad ja asuksin elama Viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Kui ma ütleksin, katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev. Pimedus oleks otse kui valgus, sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda, katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted, vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele. Ma ei tea, kas me oleme valmis selleks, et paluda Jumalalt, issand, uuri mind läbi. Tee esmalt mulle avalikuks minu südame olukord. Anna mulle teada, kes ma olen, kuhu ma olen teel. Arvestad, palju selles elus jääb varjatuks, ka meie endi kohta ja loomulikult Jumala kohta. Aga südame hoiak on midagi, mida Jumala sõna toob ikka jälle edasi, et see on midagi, mis meil saab olla õige ja ehtne. Uuri mind läbi. Üks probleemidest silmakirjalikkuse ja topeltelu tekkimisel koguduses on väline surve edukuseks, väline surve hakkama saamiseks, võib-olla teatud inimeste poolt paika pandud standard järgi püha olemiseks ja nii edasi. Väline surve, et sa pead seda olema, sa oled kristlane, sa saad hakkama, sa võidad, sul ei tohi olla seda, sul ei tohi olla teist. Ja kui sellised väga tugevad jooned on paigas, siis iseenesest on see hea taotelda pühitsust, taotelda püha elu, eralduda sellest maailmast, hoida oma elu puhas ja püha. See on ühel või teisel moel iga kristlase soov, aga sellega koos hiilib sageli sisse ka hukkamõist, vaimulik uhkus, teatud isegi vaimulik konkureerimine, kes on püham, kes on võitum ja nii edasi. Ja need kõik ei kirjelda sugugi mitte pühadust, vaid tegelikult just nimelt vaimulikku uhkust, mis on üks suurimaid ja hirmu äratavamaid ja salakavalamaid patte. Ma ei tea, mis juhtuks, kui koguduses oleks norm ja loomulik see, kui me ei saagi hakkama. Ehk see ei ole küsimus, imestamise küsimus, vaid me kõik saame tunnistada üksteisele, et ma jäin selles alla, ma selles ei saanud hakkama. Kui koguduses on loomulik, et vahel me ei suuda uskuda, vahel meie usk jääb väga küündimatuks, kui koguduses on norm see, et vahel me satumegi kristlastena ka lõksudesse, ahelatesse, langeme pattu. Ma tean, et see kõlab veidi hirmsana, et kui me ütleme, et see võiks koguduses norm olla, aga ma ütlen seda just sellest vaatekohast, et tegelikult me kõik ühel või teisel moel langeme, me kõik ühel või teisel moel teeme pattu, me kõik ühel või teisel moel võitleme, me kõik tunneme ennast süüdi oma puudulikkuse pärast. Tegelikult me kõik tunneme, et me aeg-ajalt palvetame liiga vähe, loeme piiblit liiga vähe, ei toeta oma sissetulekuga piisavalt Jumala riiki või midagi veel. Me enamus tunneme seda. Aga kui koguduses on kultuur, et keegi ei eksi, me oleme kõik vaimulikult ja igas mõttes edukad, tugevad, usukangelased, siis kes tahab olla see luuser? Kes on valmis olema avalikult see ja ütlema, et mina ei saa hakkama? Mul on probleeme, ma vajan abi. Keegi ei taha. Aga kui koguduses on pigem norm see, et me elame patuses maailmas, me oleme mõjutatud selle maailma poolt ja võib juhtuda, et me langeme. Võib juhtuda, et me väsime. Siis me mitte ei mõista hukka, me ei heida kõrvale, me ei eemaldu ega jätta üksi, vaid me halastame, me anname armu, me toetame, me oleme kõrval, me aitame, sest see on osa teekonnast. Ja me kõik oleme teekonnal. Ja meie osa on julgustada. Ka siis, või eriti siis, kui asjad on valesti või kui on väga raske. Paulus kirjutab Thessaloniklastele, et sellepärast julgustage üksteist.
julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Mis siis juhtub, kui koguduses on selline norm? Kas see marginaliseerib kogudust, kes peaks olema pühadusest särav ja puhtusest puhtam? Või loob see ühe keskkonna, kus inimesed kogevad turvalisust, kus inimesed kogevad armastust, vastuvõtmist, toetamist, et läbi minna oma kõige raskematest aegadest. Et leida taas üles võib-olla esimene armastus, et sättida korda asjad oma elus, et saada üles tõstetud Jumala armu poolt, et leida toetus, jõud, mõistmine, et üldse jaksata astuda järgmine samm. Selliselt ei ole vaja elada silmakirjalikkuses ega peitust mängides, sest kõik on avalik niikuinii. Ja me kõik oleme ilma Jumala aust, sellepärast, et me oleme eksinud ja me kõik vajame Jumala armu. Mis oleks, kui su elus oleks inimene, kellele sa ütled, sa võid kõike küsida minu käest. Sa võid küsida kõike küsimusi. Minu kõige sügavamate asjade kohta. Kuidas läheb sul usuga? Kuidas läheb sul palveelus? Kuidas läheb sul rahaasjades? Võib-olla kuidas läheb sul seksuaalelus? Kuidas sul läheb sinu võitlustes? Mis on sinu nõrgad kohad? Kus sa oled langenud? Kus on sinu ohud, et sa võid langeda? Kui tegelikult on selline inimene, keda sa usaldad ja keda sa tead, et ta ei mõista hukka ega hinda sind selle põhjal, kuidas sul läinud on või mida sa räägid. Mul on tunne, et see on midagi, mida vaba kogudus on kaotanud ja mis vanades kirikutes on toimunud läbi pihi ja läbi pihiisa praktika. Aga see, mida meie saame täna teha, on püüda oma kogukonnas ise ka olla see inimene, keda saab usaldada, kellele saab jagada oma elu nii, et järgmisel pühapäeval või järgmisel päeval seda Facebookist või kuskilt mujalt avalikkusest ei leia ega ei ole kuulda. Oleme kuulajad, oleme mõistjad, ärme ole hinnangut andjad, hukkamõistjad, oleme üksteise ülestõstjad ja aitajad. Aga sellele, et kõik saab avalikuks, jah, on see mõõde, et meie elu varjatud pool saab avalikuks ühel või teisel moel. Aga avalikuks saab ka tõde, evangeeliumi tõde. Avalikuks saab Kristus. Ja minu jaoks kõige põnevam ja kõige elevust tekitavam kirjakoht selles kontekstis on Johannese poolt kirja pandud tema esimeses kirjas ja seal ta kirjutab: armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, et kui Jeesus saab avalikuks, siis oleme meie tema sarnased, sest siis me näeme teda nii, nagu tema on. Me oleme Jumala lapsed, me oleme päästetud, me oleme ristitud, meil on osadus Jumalaga, meil on osadus Jumala lastel oma vahel, me oleme tema kogudus, aga on veel asju, mida me ei tea, mis pole ilmsiks saanud, aga see saab avalikuks siis, kui Jeesus saab avalikuks. Paulus kirjutab kolosslastele, sest te olete surnud ja teie elu koos Kristusega on Jumalas. Kui Kristus teie elu saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses. Kas pole imeline? Ja mulle nii väga meeldib see Johannese kirja pandud, kui Kristus saab avalikuks ja me näeme teda, siis me oleme tema sarnased. Siin pole juttu häbist, siin pole juttu süüdimõistmisest, vaid siis me näeme Kristust ja siis me näeme, et me oleme loodud tema sarnaseks. Seal toimub üks imeline transformatsioon. Kas see pole midagi, mida on väärt oodata? See ilmsiks saamine on kuidagi teises valguses kui see, mis me varem oleme siin käsitlenud. Siin ei ole peateemaks võimalikud meie salapatud või silmakirjalikkus, vaid siin on see, et me oleme tema sarnased. Toimub üks, nagu ma ütlesin, lõplik transformatsioon. Me näeme Jeesust nii, nagu ta on ja me muutume tema sarnaseks. Ja armsad, ma tahan seal olla. Ja ma tean, et sa tahad seal olla. See kõik on väärt, et maha panna see, mida meie siin saavutame või siin maa peal võime võita.
See on väärt ka maksta siiruse ja ehtsuse hinda, sellepärast et siirusel ja ehtsusel on alati oma hind. See on väärt, et mitte alla anda, et mitte kergelt võtta oma päästmist. See on väärt, et olla valmis kaotama seda maailma, sest võita on lihtsalt nii palju. Armsad, kui Kristus teie elu saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks. Nii et kui sa oled Jumala laps, ma usun, ma loodan, et see jutlus ei mõjunud sulle hirmutusena, vaid see mõjus pigem julgustusena. Meil on, mida oodata. Jah, meil on põhjust, sellepärast, et nii palju on oodata, on meil täna nii palju põhjust ennast veel enam anda Jumala kätte, ütelda, Jumal, ma tahan, et sina oled minu elu. Siin on ka Jeesuse kohta öeldud, et kui saab avalikuks Jeesus, kes on meie elu, ma tahan, et Jeesus, sa oled täna minu elu. Aita mind selles. Issand, me täname, et sina teed oma sõna elavaks meie jaoks. Me täname, et sa tõstad meie ette ühe perspektiivi, mis paneb meid täna enesesse vaatama ja ütleme, et issand, uuri mind läbi. Uuri mind läbi, issand. Kui vaja, aita teha korrektuure. Selleks, et sinu elu võiks täna valitseda minu elus. Selleks, et sinu armastus võiks täna valitseda minu elus. Ja selleks, et ma võiksin olla oma elus pühendunud, elama välja Jeesus sind ja olemaks elavaks tunnistuseks sellest, et sa oled üles tõusnud ja sa oled kutsumas inimesi enda risti alla. Issand, tänu sulle, et sa julgustad praegu neid, kes on hirmunud. Sa puudutad neid, kes vajavad muutust. Ja sa avad meie silmad nägema seda au, mis sa oled valmis pannud ka sellesse hetke, kui kõik saab avalikuks. Tänu sulle, issand. Amen. Kui tuultest tüdinud oled ja valust väsinud, kui kõikjal kustunud tuled, öösalaja saabunud, siis pane lapse kombel ta sülle väsinud pea. Ta pühib mure laugelt ning taas on kerge ja hea. Kui väsind mõtlemisest ja küsid, milleks see, siis ööst ja ahastusest viib rahusse üks tee. Sa kõik ta hoolde jäta, kõik selgub ükskord veel. Ta ette palvest tõtta rõõmantakse vaid sellel teel. Kui tuultest tüdinud oled ja valust väsinud, kui kõikjal kustunud tuled, öösalaja saabunud, siis pane lapse kombe ta sülle väsinud pea. Ta pühib mure laugelt ning taas on kerge ja hea. Armsad, sellised olid meie mõtted, laulud, palved täna. Juba järgmisel pühapäeval, kui Jumal meile päevi kingib, saame kokku Toronto Eesti Baptisti koguduses Broadview tänaval selleks, et tähistada koos esimest adventi. Võtame vastu õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.
me oleme teelised all lõõskava päikese. Me oleme teelised, nii suured kui väikesed. Me oleme teelised üle kõrbe luidete. Ei ole me nautleja aega kell muideteks. Kusagil on kodu, kodu taevane. Kodus leiab rahu hing meil isa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane. Kodus leiab rahu hing meil isa sees. Meid tervitab õnnestav sära ja hüvasti jätab eha punetav värav. Meil kevad toob õitsvana lilles ülevi, kuid sügis lehekullaga puistab ülevi. Kusagil on kodu, kodu taevane. Kodus leiab rahu hing meil isa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane. Kodus leiab rahu hing meil isa sees. Me rõõmud on koondunud ootuses ja tulevik särab meil lootuses. Me oleme teelised looja puue, ei tea me seda, palju on rännata veel. Kusagil on kodu, kodu taevane. Kodus leiab rahu hing meil isa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane.